Kuule, aga kohe peab andma. Nüüd ta saab hakata vist seal kasiinodes käima oma järgmisel välisreisil. Ja tänase peo pealkiri on Meite mustrid. Nõnda täna te näete üsna mitut sorti mustreid. Kõigepealt siin lava peal on väga palju kenasid rahvariide mustrime. Ja siin nurkas on folkloorijuht Liie, Meite juhendaja Leena Meegel. Me teeme siin vaherallide aegas natukese tõkseid muusikamustrime, aga kõige tähtsam ikkagi see, et te näete neid kolekenasid tantsumustreid, mis Toikroesi juhendaja Anne Keerd on lavale seadnud. Ja Anne palus veel sõukse asja edasi ütelda, et kui te tahate, et pidu ka nõnda lõpeb vähe rutemini, et te saaksite minna varsti kohvi ja kooki sööma, et siis iga loo järel ei peagi üldse plaksutama, aga kui teil on meeldiv, siis võib ju lõpus plaksuta. Nad sõlksed jutud. Aga teid ees on siis Ärilaps Toikroes ja nende juhendaja Anne Keerd, Meite mustrid.
lõimuvad lõhna, hakkavad mustrida sisse, lõimuvad keelduvad korrad, seadvad reastiku risse, lõimuvad keelduvad korrad, seadvad reastiku risse. Muisse mustriga kenasti eelgime mõnusal meelega jälle viinalistes ja see liikuda nõnna toogin. Mõnusal meelega jälle siis viinalistes ja liikuda nõnna toogin. Kenasti kannan ja hoian magusas pandi juba pole varakult kõik tööle ja neid kenasid mustrime õppema. Näiteks Meite mamma kuingamist, see pandi juba 4-aastaselt tööle, hakkas oma pisikese õe kätkid kiigutama ja siis nämm soksetles taaga, et mis sa siin niisamma istud, ega sa poiss pole, võta aga sukakardad peos. Ja siis ta juba kodus 4-aastaselt oma kalsutitele teki. Nüüd te kuulete, mis töösid ühegi päeva peab tegema. Esmaspäev ennast ehita ette, teisipäev teole minema ette, kessiku kirves käiata ette, neljavenuga kõhuta ette, reederistad kokku panna ette, laupa lõunas saab jälle lahti ette, ette. Saagin kolmapäev koorma, kodud on neljasse niisama niita reeder ette peksta, esmaspäev einu täis on teipäev raiuma ja sikuta ja sa kolmapäev koorma, kodud on neljasse niisama niita reeder ette peksta, esmaspäev einu täis on teipäev raiuma ja sikuta ja saagin kolmapäev koorma, kodud on neljasse niisama niita reeder ette peksta. Laualõhna siis sai lahti, laualõhna siis sai lahti, siis sai süüa, siis sai juua, siis sai süüa, siis sai juua, siis sai lätsi ralli lüüa, siis sai lätsi ralli lüüa, homme hooli magada ja see päeva tule linna, teise päeva tule
Kui veel mustritest rääki, siis näiteks meremeeste pruudid ja naised tikkisid suurest igatsuses oma särkide ja tanude ja põllealasite ja näiteks ka meeste tubakakottide peale ankruid ja purju laevu ja näkineidusid ja võõraste maade lillsid. Ja siis nad unistasid, kuidas ükskord mehed tulevad koju ja viivad neid ka mööda laia ilma rändama, nagu laulus Two-Step. Sa
kaugel vaateviirul veel paistab Saaremaa. see oli katsus. aga Mõukeo kena muhutüdrik. kenal muhutüdrikul pidid olema arukesed hambad ja kenad kõrsijuuksed. siis ta pidi olema pale, ümmargune ja roosakut lepapütt. ja eriti kenad tüdrikud, need värvisid verega oma mokatäe ja ostsid liivat roode käest omale aisuveli. ja tüdrikul pidid tagumised jalad tugevad olema, et siis on hea sünnitaja. ja kenad kadagapäevasjaared pidid olema, siis jaksab palju tööd teha ja silmadel tantsu lüüa, just nagu tantsus Veiteküla tüdrikud.
nüüd uieede mõne lahe ralli, näiteks kuhu oli eile kurvas mõttes. Kui rattaga sõitja eemalt näeb. Kui rattaga sõitja eemalt näeb ühtena neiukest, siis eemalt kaugelt sõitma jätta õigelt kassakest. Siis kassakest tema püüabki ja rõubaga kella Kui aga kell oli 10 ja siis alles kõlas kellaajal.
Simmal, lust ja lillepidu. Vähemalt muhulased teavad ju seda legendi Muhusaare Võllaküla tüdrikutest, kes kaugel Rootsi aal suurest katkuhirmust ennast verre uputasid. Et muistne laulusalmgi ütleb, et tuletage tustineiud, mäletage mälaneiud, Võllaküla neidisida. Nii läksid meeleni verese, silmini sinivedeje, kaelani kalapuduni, labaluini lainedesse. Ja nende mälestuseks on tants Sink Saare Kroon. Nunca
juurde jõudsima, siis kambri laskmist nõudsin ma. kui ruudi juurde jõudsima, siis kambri laskmist nõudsin ma. just kambri nurkas paaramal, moruudi oede seisis seal. just kambri nurkas paaramal, moruudi oede seisis seal. ja sõnna oete servale, maitsi tema kõrvale. ja sõnna oete servale, ma heitsin tema kõrvale. me kaua juttu reaksime, mis uudist punkid teadsime. me kaua juttu reaksime, mis uudist punkid teadsime. pitke oli lühike kutund, ei kummal kildun peale õnn. pitke oli lühike kutund, ei kummal kildul peale õnn. Laulis nautas penni peal, maruudil teerid jätsi seal. laulis lautas penni peal, maruudil teerid jätsi seal. ta ütles, katsu tulla sa, mind teinekordki vaatama. ta ütles, katsu tulla sa, mind teinekordki vaatama. tule üksi sa, tule püksata, tule siis, kui teised magavad. tule üksi sa, tule püksata, tule siis, kui teised magavad. tule üksi sa, soad kaindlua, tule tulga kaasvad valgada. tule üksi sa, soad kaindlua, tule tulga kaasvad valgada. noored mehed peaksid laupõhta tegema ja nüüd me õpetame neid mehi veel noormeeste õpetuseks. oh küla noormees, kuule ja pane tähele, kui sind on maha jätnud su vale pruudike, siis ära nõua temal sa armu vägise, vaid mine parem metsa, kus vaikne vaganeb. seal võta oma kurtust kõik välja südamest ja peale selle otsi teist armas pruudikest. poiss tuttus linna külas ja tegi teisiti ja kuule, mis suur häbi sai sellest temale. poiss tuttu linna külas käis öösel ulkumas ja tuli kambri juurde, kus Mari magamas. seal hüüdis armas Mari, tee ukse lahti mul, sest vihma soojab väljas ja valjus puhub tuul. Mari kostis talle vastu, ei lahti ma ei tee, ju teine mees on saanud mu südant omale. poiss kiskus kambri akna eest ära vihaga, siis Mari kargas välja ja hakkas sõimama. poiss võttis Mari kinni, sai tüdruk vihaseks ja näris koheselt poisid kaks sõrme veriseks. seepärast noormees, kuule ja pane tähele, et ära nõua meiult sa armu vägise.
Pöidepoisid läksid mööda suurt silda Kuivastu sadama poole jala ja siis nägid tee ääres Muhu tüdrikuid põlla peal tööl ja siis tegid salmi, et need Muhu neiud kündsid põllal põlvist soadik uue annad. See muld, mis põllust üles kieb, see neiu seared mustaks teeb. Eks nad küll vahtisid rohkem seda Muhu tüdriku neid lühikseid siilikuid, aga eks iga Muhu tüdrik ikka ju lootis kohe, et äkis tuleb kuskilt kas või tagametsalt keegi poiss ja siis ta õnnetähe all ilma sündib tagametsa tango. Ja kutsuks klassiks, me Viru vahel
tunnistajad Muhust Toomal seda abikaasat teeb saab, kuigi Muhus on ju kogu aeg mingi 150 meest rohkem kui naisi. Ja kui suvitajate seast kohamees teeb leva, siis äkist levab mõne pisiema saane pealt või laiu pealt või äkist levab kesse laiu pealt, sest kesse laidus on ikka läbi aegade suuri laevu mööda sõitja, ehk on mõni randum koha koos nende karjakaupa meestega. Üks muistne salmgi ütleb, et tullid Soomest suured laevad, Peterburist pitkad mastid, Tallinnast mastid madalad, lassid kesse lao alla, siis tuli loodest suuri tuuli, vesipuharest vihma välja, hakkas seda laeva ällitama, laeva piita pillutama. Kapten andis kanget käsku tüürma õiget õpetust. Laske laevad valli alla, pange kessest kaugemale. Ja üks teine vägev salm on siin lapsid kindlasti põle, ma loen selle ikkagi ette, seoga vanast. Üks mees kirjutab, siis nägin ma see kesselaid, kus uhked mehed paistsid, kes ükskord püülisaia sõid ja kohtukeppi maitsid. Sealt võtsin voorimehe maa ja sõitsin nii kui tuli, et kesselaid ja lõpe kõrts ja silmist kadun ollid. Siis võlla tusti tüdrikud seal tie peal minnad nägid, neid taga karvapadrikud mu ihu rõemsaks tegid ja nüüd me laulamegi tsõukest rõemsat laulu. Armastus sa taeg ainult. Armastus sa taeg ainult, kõrgem veel kui kaasegen, raskem veel kui trektinmen, liibedam kui tutsuven, raskem veel kui trektinmen, liibedam kui tutsuven, puuri võõreb küll ja valus, armastus või valusa, tuld võib veega kustuta, armastus leial sa, tuld võib veega kustuta, armastus leial sa, ennem kesse laid võib liitu lalli tooma laudile, ennem rott võib kassi murda, kui sind jätan jääle, ennem rott võib kassi murda, kui sind jätan jääle. Alustasin Tallinnast, sõitsin Tallinnale, siis haluteesed talitud ja turvastasin kõve. Ristiktassin söögitoolist, liigun lastein toome, just jõudsin mütsuskassasse, mu reisiplaase hoovi. Võtsin adrupundra, kui vakkasin üksi. Hingelist, ma ei olnud üksi. Ei mulle rohkem tarvis midagi hakatust, siis taskus selleks mul.
Nublu võib-olla teagi, et praam ei peatu kesses, aga kui ikka päris tõesti sündin asju rääkida, siis nõukaaegas oli küll üks sihuke mandrinoorik, kes tuli Muhuse oma peimehel esimest korda külla ja siis ta oli ka jälle tulnud praami peale ja siis ta oli ka seal ühe Muhu nooriku käest küsinud, et vabandage proua, et mitmes peatus see Rõivas too, kartis nagu vales peatuses maha minna. Ta oli enne noorest põlves käinud Musta mere ääres, seal need kohalikud praamid peatusid üsna mitu korda. Aga noh, see tüdrik muidugi, see nõukaaegne tüdrik tahtis ikka Muhuse tulla oma poisi juurde, et ka sellisel vägeval tantsipeol võib-olla osaleda, kui siin tänane on. Aga kui tantsimustritest rääkida, siis Ingrid Rüütler üles kirjutan ühe vana muhulase käest sõukse tarkuse, et kui enne ilmasõda olid sõuksed tantsid nagu valtser, polka, rakuljaak, padispaan, leilenter, peamised tantsid, siis pärast sõda tulid kuhaluška, padikaater, padisohveer, takkalaetud ja miljong. Me nüüd proovime ka ühe tantsida või mängida sinna, te võite tantsida. Tantsime sõukes nagu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No okei, ära tantsime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kus on minu roosiveitse, teda pole siin ja teda pole seal, ta on Tartus kooli peal, teda pole siin ja teda pole seal, ta on Tartus kooli peal. 1, 2, 3, 4 võtsin Tartu linna, roosiveitseid kaeva sinna minna, otsisin ma siin ja otsisin ma seal, otsisin kõrge kooli peal, otsisin ma siin ja otsisin ma seal, otsisin kõrge kooli peal. 1, 2, 3, 4 kõrges oli koolis, keegi võõrast roosiveitset nooris, paitas teda siin ja paitas teda seal, mul pole muud kui vaata peal, paitas teda siin ja paitas teda seal, mul pole muud kui vaata peal. 1, 2, 3, 4 läksin mina kõrsi, oma muured viina sisse kasti, loputasin siin ja loputasin seal, lahti sainast päeva peal, loputasin siin ja loputasin seal, lahti sainast päeva peal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kus on minu roosiveitse, teda pole siin ja teda pole seal, ta on läinud Ameerika, teda pole siin ja teda pole seal, ta on läinud Ameerika. Tantsida taha.
sõnukse hirmsa pidutsemise tagajärjel ja eriti kõikidel Anne nimelistel, on siis saalis mõni Anne ka? No ütleme vist hirmust nime ainult. Anne tuli viidult koju, kahvatandul maast tuju, kiigist märkal oli särk, pääsin tuada kirhapäl, viidul olnud laiad kõõgu, poisid teinud Annel kõõgu, kõttistanud siit ja sealt, ise teinud põrdu ja Annel naernud rambi, nutnud kiristanud ammuid, poisid seda hullemal, kõttistanud kaljal, teiste kustu vana riisu, andnud ise kiibel muusu, saanud aga selle eest ühe törtsu Anne käest, viimaks hukkus hirmus naali, rapsatus käis poole maali, mis seal olla võistid muud. Murdusid korseti luud. See laul oli pühendatud Annedele. No nüüd saame kõik uutmoodi uied komped, uied riided ja ma ei tea, kas Anne enam korsetti kannab, aga noh, see selleks. Aga kui veel mustritest ikka rääkida, siis kuidas see Muhu rahvariided on läbi aegade kogu aeg muutunud ja kõik need rahvariide mustrid, kes siia peaaegu näiteks muu tüdrikud või naised kõigepealt kandsid musti ümbrikuid ja siis tulid oranžid siilikud ja siis tulid miinikollased ja nõukaevast tulid sulle stiliseeritud riided ja rahvuslikke ornamente pandi üsna iga asja peale. Ja noh, kes on näinud isegi meesterahva alus pesu peal juba roositse igasugu, eriti maasikaid kõrre peal. Aga noh, meilte mamma jälle pingamist ütles juba ammu, et sellised kuldsed sõnad, et kõigepealt pandi sukad pahanpidi jalga, siis hakati vatta pahanpidi kuduma ja nüüd on terve ilm pahanpidi. Ja nüüd me õpetamegi kõikidele tüdrikutele, kuidas selles muutunud maailmas peab üldse käituma. Muhu neiud, kes te linna elu, veel pole tundma õppinud või ei ole armuvaalu, veel kordagi neid puudutan. Või ei ole armuvaalu, veel kordagi neid puudutan. Teil õpetuseks mõned reeglid ma tahan ette näidata, siis paistab teile nii kui peeglis, mismoodi peate elama. Siis paistab teile nii kui peeglis, mismoodi peate elama. Sa oma liiguline siili nüüd võta mustaks mahjata, sa kõhtle eest kõik selja taha ja rinda ette paisuta. Sa kõhtle eest kõik selja taha ja rinda ette paisuta. Üht silma ikka kinni hoia ja teisega vaid pilguta. Pea püsti pidada on vaja, kas hea või kurja ilmaga. Pea püsti pidada on vaja, kas hea või kurja ilmaga. Ja kingad isegi on moodis, nii kõrge absantitega, just nii kui jänestite moodis, peab kinkivargul kõndima. Just nii kui jänestite moodis, peab kinkivargul kõndima. Sa ära liial laiata
mats, kes adradaga käib, vaid põlilitsu põlve vastu, nii vastu, kui sa vähe võid. Vaid põlilitsu põlve vastu, nii vastu, kui sa vähe võid. Ja saksa keele sõnaraamat sa võta üles otsida, siis õpi, kuni pähe jääba sul morgen ja Friedersen. Siis õpi, kuni pähe jääba sul morgen ja Friedersen. Reagime teitele siis natuke veel mustritest, me pole mütsidest üldse reaginud. Vastab, et tantsijad veel panevad oma mütse pähe. Kas te teate, mitu mütsi peab olema igal naisel? Mitu mütsi meite memmel mitu mütsi. Saunaeidel 100 mütsi, külaeidel 10 mütsi. Üks on mütsi öömütsi, teine mütsi teomütsi, kolmas koerasöögimütsi, neljas on neiumütsi, viies vihmasajumütsi, kuues kurjailmamütsi, seitsmes seasöögimütsi, kaheksas on karjamütsi, üheksas on öömütsi, 10 aga külasköimamütsi. Vaatame, kas nende mütsid on peas koolist kõik.
publik, aitäh teile, et te leidsite aja ja võimaluse tulla meid vaatama ja ka kuulama. Ja eelkõige, et see tore üritus sai toimima, on meil rida toredaid inimesi, kes panid õla alla. Ja nüüd ongi selline soov, et me tahaksime neid tänada. Siret Odark-Leht mulle palun. Nii, kõige tähtsam, kelleta me ei oleks jõudnud isegi riides ennast panna, on ansambel Oijee ja Leena Peegel. Juhataja. Need toredad vahetekstid otsis üles ja pani ka oma suhu Anu Kaljuste. Nii, siis seal tagapool on kaks sihukest ägedat poissi, tänu kellele oli siin lava valgust ja tänu kellele te kuulsite muusikat. See on Silver Saarkoppel ja Igor Raadik. Siis me tahaksime tänada selle maja kahte hinge, sest nagu te teate, ei mahuks me koolimajja mitte kuidagi. Me proovisime, katsetasime, aga mis jäi väikseks oli lava. Või õigemini põrand, ütleme niimoodi. Ja suur aitäh Brenda ja Angela. Tule ette, näita rahvale ka ennast. Siis me tahaksime tänada meie armast koduvalda, sest oleme ausad, ilma nendeta ei oleks ka seda pidu toimunud, et aitäh, Muhu vald. Nii, siis on kaks singlit on meil veel. Kätli ja Tiina Jõgi, kes köögis lõikasid kringleid ja aitasid ka meil siin laudu valmis seada. Siis me tahaksime eraldi tänada veel Põide kooli, sellepärast et see on koht, kus me iga neljapäev saame kokku
kokku ja teeme trenne. Nii et võide pool, kas on keegi esindaja, kes tuleks neile vastu siia? Siis me tahaksime veel tänada kahte inimest, tänu kellele me saime mõned detailid oma kostüümidele juurde ja need on siis Anu Viljaste ja Janne Hins. Aitäh! Ja siis on meil üks siuke tore rüütel, kes kunagi ei jäta Dokroesi üksinda või kes on alati saadab meid kontserditel ja see on Kalmer Saar. Ja siis on üks tore poiss, kes tulid ja kuulasid ta pillilugus ja kes istusid mugavalt tooli peal. Meelis Mere. Nii, ja nüüd on minu kord veel, jah, kallid tüdrukud. Enne, kui ma siin midagi muud edasi lähen, ma nõustan. Nii, ma tahaks, et me teeksime suure aplausi Siretile, meie rühma vanemale, kes on nii palju sellist tööd teinud, mida mitte keegi teine ei näe. Me tegime ka siin tüdrukutega väikese triki ja me tahtsime ka Siretit tänada, et meil on maailma kõige lahedam rühmavanem. Ja ma loodan, et ta laseb edasi sellega päriselt, et kõikidel, igal rühmal peab olema üks Siret meile. Nii, ja nüüd kallid tüdrukud, nüüd ma pöördun teie poole. Mul on ka teile kõigile kingitused, aga seda teie publik ei näe. Need ma annan nendele eraldi üle. Aga aitäh, et te mul olete, et te särate ja nii palju elurõõmu, mis ma teie trennis saan, ei anna üldse millegi võrrelda. Ja endised roosid, Dokroesid, samad teile, sest alati, kui ma teid meenutan, on mida meenutada. Ja ma ei saa mainimata jätta seda, kuidas Valdo Rebane ütles. Tuleb jutt, naisi ei näe. Tuleb Dokroes koos jutuga. Läheb Dokroes, aga jutt jääb. Ja sellisel me oleme tegelikult endiselt edasi. Aitäh teile kõigile! Natukene läheb aega, meil on seal taga on kohvilaud, kringel, sünnipäevakringlid peavad kõik kindlasti proovima, et varuge natuke kannatustest, et kõigiga on arvestatud ja kõik saavad tükikringlid. Nii, nüüd tahavad keegi veel sõna võtta. Jah, nii, okei, vaba mikrofon siis, jah.
tänanud, tahaks teid ka tänada. Aitäh kutse eest, aitäh selle imelise tantsuetenduse eest, aitäh ilusa rahvamuusika eest. Mul on hea meel teile üle anda Eesti Rahvakultuuri Keskuse tänukirja. Ma ei hakka isegi lahti võtma, sellepärast ma tean, mis ma lasin sinna peale kirjutada, ma kohe võtsin seda. Muhu naisrühm Dokroes. Täname teid tantsutraditsiooni hoidmise eest Muhu saarel. Ja oleks ma teadnud, et Aina ütles mu kõrval nii kenasti, et elu on nagu kabaree. Kui te selle tänukirja lahti teete, siis te näete selles ka teist teksti, aga seda ma praegu paljusti ei ütle, sellepärast et see ei sobi mitte midagi. Ja kallis Anne, tubli tegija. Täname teid pikaajalise rahvatantsu traditsiooni järjepideva hoidmisest Muusa Eesti Rahvakultuuri Keskus. Ja siia juurde mind loomulikult Roosa. Roosa! Me oleme Annega ausalt öeldes päris palju koostööd teinud. Oleme teinud Strokini ja oleme teinud viimase tantsupeo koos ja mul on ära ütlemata hea meel, et sa meil olemas oled. Aitäh sulle! No nii, head Dokroed, võtame tervituse naabersaarest. Muust. Oli õnne ja aitäh. Ja enne kui ära mustan, siis täna oli Muus suur ratteüritus. 400 ratturit oli ümber Muu sõitis ja siis kui nad küsisid, kui ma õhtul kiirustan, ma ütlesin, ma olen väga toredale ilusale peole lähen ja siis ütlesin, et äkki tulevad ka. Nii et kui 400 liibuvas kostüümis meeste naist siin vastu on, siis võtke nad vastu. Aga ma olen natuke ajalukku tagasi. Ma mäletan, see oli vist äkki 5. Dokrosi sünnipäev või upepäev. Kas sa, Anne, mäletad, võib-olla noorelt näed sa mäletan, ma olen seda hoidnud hellasti, võib-olla vaatan kaasnud väike muu. Ma ei anna seda teile, ma panen tasku tagasi. Aga ma mäletan, selle 5. sünnipäeval oli siis pikk arutelu, et kus Dokros mu nime sai ja rahvas küsis ikka ja te seletasite ka ja ega ma väga hästi ei mäleta. Aga tänapäeval on ju internet ja ma siis püüa mõtlesin, et kas siis tänapäeval see Dokrosi see teema nagu veel kehtib või ma toon mõned väljavõtted. Nii, Dokrosid armastavad soojust ja päikest, pole pinnase suhtes nõudlikud. No nii ju on, Muu saar on väga kivine, nii et te ei ole väga nõudlikud. Teiseks, sobivad pilgupüütjateks. No on ju. Kolmandaks, Dokros on olnud Eesti talutraditsiooni lill. Noh, nii ka ju Muus. Täpselt kõik läheb paika. Põuaga ja kehval ajal tuleb neid tublisti joota ning hellitada. Ma ei tea, kuidas selle esimese asjaga on, aga hellitada tahaks teid küll. Ja eks teil elus on see ebaõigus suht palju, lisaks sellele, et te olete fantastilised, et teil on palju toredaid etteastunud, palju õnnestumisi. No, vahel tuleb ka tagasilöök, aga sealt minnakse alati tugevamale edasi. Nii, mis veel on öeldud? Dokros on lisaks ilutaimele ka võimtaim. No tõesti, ma arvan, kes tuli paha tujuga, et selle tuju on ikka terveks ravitud. Ja siis viimasest ma leidsin, et Dokrosi on lihtne kasvatada. Siin võib-olla Anne teab paremini. Aga mina arvan, et on lihtne kasvatada. Veel kord aitäh, et olete olemas ja minust on tore veel see, et lisaks tööle inimesel on vaba aeg ja oma vabal ajal teate leidsite toredad väljund, et viite edasi meie tantsutraditsioone, viite edasi meie rahvalise traditsiooni. Aitäh teile ja ikka pikka iga.
meie siin parim osa Pihutist on kohal ja me vaatame rõõmuga teie peale alt üles. Ja me oleme väga tänulikud selle seemne eest, mis meie rühmale on tulnud. Ja meil on paar aastat veel esimese juubelini aega, aga ma siiamaani mäletan veel Dokroesi 5. sünnipäeva. Vot see oli pidu. Nii et ma loodan, et te nii pikka vahet enam ei pea, sest need on alati niisugused nagu muud selles mõttes, et kuidas ma ütlen siis, seda särtsu ja seda sära ja seda lootust, et Muhu neiud on alati ilusad. No ütleme Saare neiud, kui vaadata siin, siis täitsalt lust. Ja midagi ei ole teha, pool asja teeb Muhu rahva nii. See kehtib alati, nii et särage edasi ja pikka iga teile. Olge tublid. Kallis Dokroes, kuna ma vahetasin nüüd nagu rolli, klienti ei jõua vahetada, sest te ei luba mind vahepeal lava taha. Oleks teadnud, oleks teinud selle trikiga, aga meil täna siin külasena kodutootud. Me oleme natuke nooremad kui teie ja elanud ka üle igasuguseid aegu ja igat sorti tantsijaid, aga siin on nüüd siis ka meie särasilmad teiega koos rõõmu tundmast. Meil on teile ka Dokroes, ehk siis kuna päris Dokroes veel ei üldse, siis meil on roosid ja dokk. Ja kokku teebki Dokroes, ta on natuke läinud õide küll, aga ikkagi päris. Ja siis on meile teile kõigile suvist rõõmu, sest ma arvan, et me kõik teame, kui palju tööd, higi ja pisaraid see tänane õhtu ettevalmistus endast ikkagi nõuab. Ja nüüd teil on võimalus paar kuud vaeva näha ja siis nautida ise seda ilu, mida te suvel ise teete. Nii et aitäh veel kord, tahab midagi öelda. Me tahame teid veel kord kallistada. Armas Dokroes, armas Anne, puhas rõõm on siin täna olla. Palju õnne ka teie endistele Dokroesidele, kes seal kõik hirmus hoolega sugistavad. Palju õnne ka tulevastele Dokroesidele ja palju õnne teile. Olge ikka sama rõõmsad, jätkugu teil lusti ja kerged tantsujalgad. Palju õnne segarühma poolt. Dokroes. Seda me nüüd teame, et te olete meetest poole nooremad ja seda me nüüd nägime, et ätsest teintest vist niipea veel ei saa. Palju õnne! Laseme veel kellegi ütelda, jääme veel viimaseks. Ja kallis Anne, esindavad koos teevad ja
poolt, mul on kohe päris mitu rühma endal. Õnnitlen ka ja tõesti, Dokroes ei paista mitte päevagi vanem kui 21, Anne kaasa arvatud. Ja hoidke oma juhendajad, sellepärast et sellist sära saab anda ainult hea juhendaja. Oleme siis Anne teised rühmad, Kupar ja Võlre. Ja meie Kupra poolt tegime teile luuletuse. Väga pikalt ei peatu, ma loen lihtsalt viimase salmi, eks te loete pärast hiljem. Ja see on muhu keeles. Selle sättis meile armas Irena. Nii et ma proovin, saate naerda. Aias köib üks uhke pidu, paistab päegut kuldne rumm. Dokroes tantsib, selgas särab, Muhu rahvariide uhke lumm. Imetleme teid, palju õnne! Kui raske oli selle peo ettevalmistamine? Füüsiliselt mitte võib-olla nii raske, pigem andis teile sellist jõudu ja jaksu juurde. Aga vaimselt oli see ikka raske. Ja selleks, et vaimu saaks kosutada, on ahede loodus üks väga hea koht. Ja kuna küllale liiga ei tee, siis ühe Dokroes seemned on teil jälle juures. Armas Dokroes siin ja sealpool lava. Veite juhendaja tegi kvaliteedid laulu sisse. Ma viisi veel ei tea. Kollase siiliku vehkides, nagu praegu, lavale tuleb Dokroes. Roositud sukad, vatid ja pätid, tantsirühm
valmis säti. Olgu muusika kiire või aeglane, tantsija jaoks põles ja vaevane. Rahvas imetleb teid igal aal, olgu kodu või väljamaal. Kerged jalga rõõmsat meelt soovib teitele uiveel. Palume enne 16. maid mitte avada. Ja palju õnne ja kerget jalga. Kas keegi soovib veel midagi ilusat ütelda? Siis ütleme seda, et nüüd on otsas, olge rahul, kes on targem, see tasugu, kes on parem, pangu juurde, kes on õige, õiendagu. Palju õnne, Tokroes ja Anne Keelele!